tere taas! Eestlastele meeldib istuda kõrgel, kellel siis kõrgel ametikohal, kellel kõrgel künka-otsas, kuid enamused armastavad istuda kõrges autos, et näha teistest liiklejatest üle ja olla ise tänavate kuningas. Selleks on hea auto Mazda CX-5, kes jõudis nüüd teise põlvkonnani välja. Esimene põlvkond tuli välja 2012. aastal ja seda on müüdud tänaseks päevaks juba üle 1,54 miljoni eksemplari, nii et päris ikka väga palju. Uus näeb välja agressiivse mulje, võimaldab pikem mootorikate, mille tarvis siis nihutati A-piilareid 35 mm võrra tahapoole. Disainikeel on endiselt Kodo, lisandunud on uus Soul Red kristall värv, mida ka vahepeal siin ekraanil näha saab. Esialgu pakutakse vabalt hingavat Otto mootorit, bensiinimootorit siis ja 2,2 liitrist diisel, turbodiislit. Bensiinimootorid arendavad 165 hobujõudu ja nelikveo puhul 160 hobujõudu ja diisleid saab 150 hobujõu kuni 175 hobujõu vahemikus ja Vatcar soovitab 150 hobujõulist, sest et sellel on käiguvahetused päris pikad vahedega, nii et saab hästi sõita. Sügisel lisandub ka valikusse 2,5 liitrine Otto mootor, millele on siis kasutatakse kütusesäästu tagamiseks ka silindrite deaktiveerimist. Vedrustus on kõige parem just kõige parematel teedel. Pagasiruumi mahub 506 liitrit ehk ikka päris palju. Sees on olemas 7-toline puuteekraan ja samuti leiab sealt ka ilusa nahksisu ja kõikides varustustes on olemas stabiilsuskontrolli, esimesed istmesuhendused, 6 turvapatja, kliimaseade, linnapidurdusabi ja ka kergmetallvaluväljad. Olemas on ka hea tappdisplay. SkyActiv tehnoloogia ja uus iActiv nelikveosüsteem, mis siis jälgib teed 27 anduriga, mis siis annab kõige parema surveojõu siis ja infosüsteem iConnect on olemas tal ja see hoiab teid ühenduses teie muusika, sotsiaalmeedia ja SMS-idega, nii et kõik on lihtsalt ühe näpu puudutuse kaugusel. iActiv Sense, millel on kaamerad ja andurid ja see ennetab siis riske palju enam, kui teie neid märkate. Hinnad algavad 21 990 eurost nagu ka esimesel põlvkonnal. See auto jääb küll lihtsalt hulluks. Temal on väga palju tehnoloogiaid, nagu ma just teile rääkisin, nii et selle auto hoolde võib ennast täiesti usaldada. Kui esimesel põlvkonnal suhtes arvati, et tegu on vanamoodsa autoga, siis nüüd on kõik selle ümber lükatud ja auto näeb väga kihvt välja. Kütusekulu jääb kõikidel mootoritel alla 6 liitri, temaga saab väga ökonoomselt sõita. Tegu on väga hea autoga. Meie kohtume teiega juba järgmises saates ehk järgmisel nädalal. Seniks kohtumiseni ja tutvuge uue CX-5-ga.